Õige kohta. No, aga vabandust, hilinesin. Ma ei tahtnud tulla. Tervist, mina olen Matu Tund, doktor Matu Tund. Ja tänases elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas vältida koroonaviirust. Tere tulemast mu fucking elukooli. Nii, COVID-19 on siis üks viirus, mis tuli siis arvatavasti nahkhiirtelt, aga see mutateerus pangoliinidele ja siis omakorda neilt ta mutateerus inimestele. Ja nüüd on ka meil see viirus olemas. See viirus on siis piisknakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele ja selle sümptomid on haigusnähud on siis palavik, köha, peavalu, no nagu viirustele kohane ikka. Samuti hingamisraskused ja ka hullemal juhul võib see areneda kuni kopsupõletikuni välja. Aga see kohe ei pruugi tähendada, et teil oleks koroonaviirus, see võib olla ka mingi tavaline gripp, millesse sureb palju rohkem inimesi, muretsege selle pärast, või siis harilik pohmakas või maakeeli lauaviirus. Ja õllel ei ole sellega mingit pistmist, see on lihtsalt kokkusattumus. Vabandust. Ja kuidas seda vältida siis? Väga lihtne. Toon teile välja mõned lihtsad nipid, kuidas mitte jääda koroonaviirusesse. Ja kuna mul on stetoskoop ja prillid, siis see tähendab seda, et ma olen usaldusväärne. Nii, ja esimene asi siis on pese käsi. Jällegi, väga elementaarne asi, aga kõige lihtsam asi, kuidas ära hoida viirust, lihtsalt pese oma käsi või siis kasuta alkoholi baasil desinfitseerimisvahendeid. Ja ma ei räägi siin kätepesus, kui sa käid korra kusel ja lased käed vee alt läbi. See ei ole kätepesu. Pese vähemalt 20 sekundit seebiga. Teine asi on siis kata suu, kui köhid. Kata oma räpane suu, kui sa köhid. Või veel parem, kui sa köhid või aevastad, siis aevasta küünarnukki ja mitte kätte, sest sa väärdas ei pese oma käsi nagu nii piisav. Nii, ja siis nüüd tulemegi kolmanda punkti juurde, milleks on kanna maski. Ja kindlasti olete näinud neid maski, mis arstid kannavad või mis ehituspoedides müüakse ja mis on juba otsakorral. Kuigi need ei ole väga head, sest nad ei kaitse sind nii palju, kui inimesed arvavad. Kui sa just ise haige ei ole, siis jah, see takistab viiruse levikut. Aga minul on siinkohal välja toodud maskid, mida on palju mõttekam kasutada. Esimene neist oleks siis suusamask. See oleks kõige parem variant. Kui sul on see suusamask peas, siis usu mind. Ükski inimene ei taha su lähedale tulla. Jah, ja isegi mitte see pomps, kes tuleb iga hommik Sulevi peatusest peal, istub su kõrvale ja haiseb. Ja loomulikult. Teine mask on see tavaline nõukaaegne gaasimask. See näeb ka suht hirmus tänavapildis välja, nii et see on ka hea valik. Neljandaks siis väldi kontakti inimestega, sest see haigus kandub inimeselt inimesele. Ja mida vähem sa kokku puutud inimestega, seda suurem tõenäosus on mitte haigestuda. Aga kuna sa oled sotsiaalselt retakas, introvertne eestlane, siis sul ei tohiks sellega probleeme olla. Ja siis viiendaks punktiks toome välja, et väldi loomi. Kuldreegel on siis ära näpi, ära topi, ära kepi. Paljudel loomadel on nagu nii juba koroonaviirus olemas. Ja siis kuna me oleme ajaloost õppinud, see võib mutateeruda ka inimestele. Nii et kui sa paitad loomi või kui neid pannile paned, siis alati pese oma fucking käsi. Samuti ei soovita süüa haigustesse surnud loomi. Jah, ma tean, see nahkhiir, kes eelmine nädalavahetus tee äärest leidsid, võib tunduda hea mõte panna potti ja süüa, kuna on kuu lõpp ja värki. Aga luudid on odavamad kui haiglakulud. Väldi loomi. Ära näpi, ära topi, ära kepi. 6. punkt, väldi rahvarohkeid kohti. Ka turud on nüüd juba ohtlikud kohad, mitte ainult pensionääridele. Nii et väldi rahva väldi rahva kogunemisi ja see mis keelatud ka juba, mis oli mingi 100, see on keelatud. Ja samas, see on hea põhjus, miks vältida jalapäeva jõusaalis. Aga samas, kui arstitõendit kellelgi vaja on, siis ma võin kirjutada. Visiiditasu on 5 eurot muidu. Oota, koolid on kinni vist üldse. Sinna mu äriplaan läks. Väldi rahva rohkeid kohti.
mis samuti saab ka siia alla liigitada, ehk siis väldi inimesi. Ja inimesi saad vältida kandes suusamaski. Samuti saad panka röövida kandes suusamaski, aga see on juba teine teema teisel ajal. Ja 7. siis reisimine. See on ka keelatud. Nii, ja 8. punkt siis. Mis on 8. punkt? Mis on 8. punkt? Nii, ja 8. punktiks on siis tugevda immuunsust. See tähendab muidugi, et sa pead hakkama nüüd küüslauku sisse hingama ja sibulat veeni süstima või talisupplusega tegelema. Ei, see tähendab lihtsalt, et tee trenni, söö tervislikult ja liigu piisavalt. Sest nagu öeldakse, terves kehas, terve kummitus. Või siis vaim. Terves kehas, terve kummitus. Vaim. Oot. Nii, mis teha, kui haigeks jääte? Kui jääte haigeks, siis olge kodus. Ei ole vaja minna välja teisi nakatama. Eks ole. Ja kui teil on vaja haiglasse minna, siis ärge kasutage ühistransporti. Sellepärast, et siis jäävad ka teised haigeks. Ehk siis minge jala või viige ise ennast sinna. Ja nautige loodust, jalutage, vaatage ring. Viirus. Ausalt tüübil on viirus. Ja siis 9. punkt. Ära paanitse. Sest paanikaks ei ole põhjust. Sellepärast, et enamasti see viirus mõjutab just beebis ja vana inimesi. Nii et kui sa pole beebi ega vana inimene, siis don't põe, paanikaks ei ole põhjust. Ja kui sa pesed oma käsi ja väldid inimesi ja elad oma koopas nagu troll, siis arvatavasti jääd ellu. Ja kui te lähete oma Hiinast tellitud telefonikaantele järgi, siis ei ole vaja mingit ülikonda kanda, sest viirus ei ela väga kaua elututel objektidel, nii et ärge põdege. Ma ise käisin ka eelmine nädalavahetust just oma uutel kaantele järgi. Ja samuti ei ole mõtet ka varuda väga palju toiduaineid või asju. Toit liigub, asjad liiguvad, rahad liiguvad. Ja samuti petsupaberit on mõttetu liiga palju kokku osta, sest ega meil mingi perseaugu viirus ei ole siiski. Aga kui ostad, siis osta seda 4-kihilist, sest statistika näitab, et 2-kihilisest ei ole lihtsalt kasu. Näpp läheb läbi. Tean kogemusest. Ja siis sellega võtakski tunni kokku ja mina olin Matu Tund ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma õpetan teile, kuidas AIDSi ravida.